Tervist! Täna oleme tulnud Kihnu kooli ning räägime juttu Kihnu koolipoistega, et Sassa Nämed puud tundis teged. Pealasi kädes on Pärnamäe Karli ning kuidas sul talu nimi oli? Tõnu Aleksi. Kuidas teitele tööõpetus meeldib? Sassa teete seal? Tööõpetus meeldib. Praegu siis teeme 3 jalaga penki. Õpetan vägev meitel. No minu silme all ju saakski muud moodi öelda ka mitte ju. Aga kuidas teitel ennem on olnud, et Aleks, sina oled tulnud mandri pealt selle aasta esimest Kihnu koolis, et kuidas olid siis Maisemaal need tööõpetustunnid teistsugused? Maisemaal tööõpetuse tunnid olid sellised, seal oli sellised arenenud rohkem asjad, millega sai teha. Ja seal oli täpselt samasugune põhimõtteliselt oli, et midagi muutunud pole. Aga need asjad Sassa tegite siis olid kindlasti teistsugused, et siokest 3 jalaga jõstet teie vist lennakoolis ei võle teinud? Ei, see aasta eelmine aasta kolisime metalli peale, aga enne seda tegime kohatoole ja lauda ja kõiki neid. Aga ma tean, et Kihnus tehti ka eelmise aasta sepätööd, et mis asja seal valmis tegite? Sepätöös sai tehtud nagisi, naelu, mis veel, olekski rohkem. Aga mis asja te ise muidu tahaks teha tööõpetuse tundis? Praegu selle pengi valmistaks üks vägev, aga peale seda ei tea, see õpetaja ei tea, annab seda teeb. Ma tahaks ise teha lauda, saaks süüa kuskil. Praegu ei võle ühtegi lauda, sa seda maha jästu nii, eks elve? On, aga see on vana ja see arvatavasti varsti kukub kokku. No siis oleks ju küll kasuliku saaks tööõpetuses lava valmis tehtud. Kas teite arust on tööõpetus siuke koolitund ning kohustust sa peab lihtsalt tegema või arvate, et ikka võib pärast koha sellest kasu olla elus? Kohustus otseselt põle, kuulistab käue, aga edasises elus ilmselt tuleb kasuks ikka, et mõistad asju teha ning mingite muudi asju masina kasuta ning. Jah, me arvan täpselt sama, et me ainult ei tee seda lihtsalt hinde pärast või arvestuse pärast, vaid tee, et tulevikus oleks abi ka, et suudaks midagi ehitada kodus.